Vägivaldne rünnak hooldekodus käivitab kiireloomulise kahtlusaluse otsingu. Tule siia kiiresti. Oota ära või kuhugi mine, eks? Otsing juhatab politseimeheni, kes väidab, et ta ei teinud midagi valesti. See tähendab, et ma pean siin ootama, sest ma olen 6 jalga pikk. Aga tema väide pidas vastu vaid mõnda aega. Hei, ära mine sinna autosse. Hei, ära mine sinna autosse. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Milne. See paistis esialgu olevat juhuslik rünnak. Ohver ei tundnud isegi kahtlusalust. Kuigi alguses tundus see juhuslik, avastas politsei peagi seose. Ründajal ja ohvril oli ühine tuttav. On 26. veebruar 2025. Oleme Menominee Fallsi linnas Wisconsinis. Äärelinnas, mis asub vähem kui 30 minuti kaugusel Milwaukee'st põhja pool. Kell on peaaegu 9 hommikul, kui politseinikud saadetakse kohalikku mäluhoolduskeskusesse uurima teadet töötaja ründamise kohta. 111 ja 117 saabki meeskond Oak Village'i West 128 North 6900 North Hill Drive'ile mustanahaline mees. Umbes 5-9 tuli hoonesse ja ründas töötajat. Tal on seljas must jope ja roheline seljakott. Ta läks North Hill Drive'il asuvasse Urgent Care'i sisse ja keegi järitab teda. Kas nad täpsustasid, kas see oli hoone A või B? 7-8, olgu. Must jope, roheline seljakott. Fox 6 Milwaukee raporti kohaselt löödi ohvrid korduvalt ja tal polnud aimugi, kes teda ründas. Kuna nime polnud, pidid politseinikud lähtuma kirjelduse järgi. Mustanahaline mees, kellel oli must jope ja mask näo ees. Kahtlusaluse pikkuseks hinnati 175-183 cm ja ta oli keskmise kehahitusega. Waukesha maakonna häirekeskus teatas väidetavalt politseile, et kahtlusalust jälitati lähedal asuvasse tervisekeskusesse. Seal kohtuvad politseinikud mehega, kes näib vastavat kahtlusaluse kirjeldusele. Ma mõtlen, jah, ma pidin need ära lõitama. Ära, tulle korraks siia, oleke, ärge veel kuhugi minge, eks. Mis ma tegin, mees? No, ma pole veel kindel. Mis ma tegin? Kus sa täna tuled? Ei, ma tulen. Pidime bussiga erakorralisse vastuvõttu tulema. Olgu. See on kõik. Kas sa juhtusid olema teisel pool tänavat? Ma ei tea sellest midagi. Olgu. Kas sul on oma ID bussis kaasas? Ei, mul ei ole oma ID kaasas. Põhimõtteliselt juhtus seal kallaletung. Sul on rohkem kulusid. 11 tundub tuttav. Ma ei tea. Kas sa saad neile helistada? Vaata, kas neil on neist pilti. Jah, ta ei tea, ma ei ole kindel. Nii et siin on meie probleem. Ma ei tea, mida ta ütles. Meile öeldi, et tegemist on 6 jala pikkuse mustanaalise mehega, kellel on must jope seljas. See on kõik, mis meil hetkel on. Te olete siit lahkumas, me lihtsalt tahame veenduda, et te pole asjaga seotud. Kui te ei ole, laseme teid kindlasti kohe minna. Olgu. Kas te ei pahanda, kui ma kirjutan teie andmed kiiresti ülesse? Olgu, Chris Ford. Võidake korraks. Ford, F-O-R-D. Jaa. Christopher? Jaa. See mees andis nime, telefoninumbri ja aadressi ning see kõlas üsna usutavalt. Äkki on see üks neist juhtudest, kus on isikut ekslikult tuvastatud, eks? Aga politseinikud peavad ikkagi kontrollima, kas väidetav Christopher Ford on ikka see, kelleks ta end nimetab. Ma hindan, et sa meiega koostööd teed, mees. Vitsab, kui kohale jõuame ja ei tea, mis toimub, siis palun oota korraks, kuni mu ülemus tuleb. Ma pean siin ootama, jah. Jah, lihtsalt korraks, mees. Ma luban sulle. Kuule. Vend, nad said mu kätte. Politsei ilmselt. Läheb... Jah, ma mõtlen, ma just tahtsin vannituba kontrollida. See lihtsalt teeb suure veekujulise joone ukse poole. See ongi kõik, tead nagu. Nii et ma ei saa mis iganes. Jah, ma hindan seda, mees. Probleem on selles, et see härrasmees tuli siia majja ja keegi ei tea, kus ta on. No. Kurat. Jah, ja nagu ma ütlesin, ma hindan sind. Kui sa teed minuga koostööd, teen mina sinuga koostööd, mees. Vabandan, kui ma sind kinni hoian ja aegustan, aga see on lihtsalt selle tõttu, mis meile anti. Sul on staatus. Jah. Isegi selle uurimise põhjal, mis puudutas kalale tungi, mis toimus üle tee. Olgu, nagu ma ütlesin. Kui sa teed, sa ütlesid, et sa ei tööta siin, ei. Ma ei tööta siin. Kas sa olid just ühes kontoris?
ei, Ma tulin siia tualetti kasutama. ma hakkasin just välja minema. Pidin kasutama tualetti, kui oma küüti ootasin. Okei. Hästi, hea mees. Niipea kui saan, lasen su vabaks, hästi. oo jah, ta ütles, et ta käis seal, jah. Ta on ilmselt oma majas. Nii et jälle. jah, see kõlab nii, nagu nad oleksid tema seljakoti või midagi sellist maha jätnud. Probleem on selles, et me ei tea, kus. Õige. Ei, neil pole mingit probleeme. Nad lihtsalt lasevad mul siin niisama olla. Lihtsalt olen siin kõigi seas ja Fox 6 Milwaukee andmetel vaatasid uurijad mäluhäiretega inimeste hooldekodu valvekaamerate salvestisi, et saada parem ülevaade ja kirjeldus väidetavast ründajast. Kui nad salvestisi vaatasid, näitas see väidetavalt, kuidas ründaja kõndis hooldekodu ühisesse ruumi, lõi ohvrit parema käega rusikaga pähe, paremale poole, tagantpoolt ning paiskas ta sellega põrandale. Seejärel seisis ründaja väidetavalt ohvri kohal ja jätkas tema näkku ning ülakehasse löömist. Siis lahkus kahtlusalune minut hiljem hooldekodust. Ohver oli väidetavalt pärast rünnakut hüsteeriline. Ta kurtis pea ja kaelavalu üle ja Fox 6 Milwaukee andmetel märkasid politseinikud tema kätel väikest kogust verd. Kui naaseme kihakaamera salvestuse juurde, hakkab väidetava Christopher Fordi kannatus katkema. probleem on selles, et meil on igasuguseid inimesi, kes midagi nägid, aga keegi ei paista teada, et mida nad täpselt nägid. Nii et see tähendab, et ma pean siin ootama, sest ma olen mustanahaline ja 6 jalga pikk. Mis see on? Sest ma olen mustanahaline ja 6 jalga pikk. Mitte sellepärast, et sa oled mustanahaline ja 6 jalga pikk, vaid sellepärast, et sa oled mustanahaline, 6 jalga pikk, kannad musta jopet, täpselt nagu meie kahtlusalune. See on kapuutsiga pusa, mitte jakk. No see on ikkagi must jakk. Ma saan sinust aru, mees. Usu mind. Nagu mind hoitakse siin kinni mille pärast. Mul pole sellega midagi pistmist. Lihtsalt sellepärast, et olen mustanahaline, 6 jalga pikk ja mul on must kapuutsiga pusa seljas. Ma pean siis siin seisma. Jah. Jah, see on rassiline profileerimine. See ei ole üldse rassiline. Need on faktid, mis meile anti, härra. Ma luban sulle, mees, kui ma seda teaksin, siis ma lihtsalt annaksin sulle sellest teada. Jah, aga kuula mind ära. Kui ma kohale jõuan, tuled sa uksest välja. Ma ei tea, kus sa tulid. See, et sul pole seljakotti, ei tähenda, et sees olev seljakott pole sinu oma. Kas sa kuuled mind? Said aru? Ma lihtsalt teen oma tööd, mees. Aga mis see minuga seotud on? Sest sa vastad kirjandusele. See on ainus asi, mida ma sulle ütlen. Kui ma siin millegagi jamasin, siis ma ei tea, vend. 113, mul on vaja paremat riietuse kirjeldust ja nime, aga mitte midagi. Ta lihtsalt peatas mind, sest ta ütles, et ma vastan kirjeldusele, mis anti ühe nende hoonete juures juhtunu kohta. Ja ma ütlesin. Mustad püksid. Kinnitatud mustad püksid, eks? Okei. Ma hindan sind, mees. Tõesti hindan. Ma tean, et sinu jaoks ei ole see nii, nagu sa tahtsid. Aga nüüd tundus, et Christopheriks peetud mees võis ära minna, kuni politseinikud avastasid liftist, kus ta väljus, esemeid, mida peeti tema omaks. Kuhu see kadus? Ma ei tea, kus Hans on. Hans on siin samas. Kas meil on mingid ideed või midagi sellist? Ei, sellel on käsitsi kirjutatud märkus. Ma kuulsin, kuidas mingi turvanaine kõndis. Ta ütles, et see pole sama mees, kes sisse tuli, aga ta ei jäänud sinna. Okei, tal olid sinised püksid, nii et ma lasin ta lahti. Okei, jah. See mees leiti, kui see kõik leiti siit. Ta tuli sealt välja. Ära ütle talle, et ta on minuga. Just, et seda ma tängi Kas turvatöötajad saavad vaadata? Nad üritavad seda praegu teha, aga turvatöötajaid pole kohal. Nii et kaugelt, jah. Ma ei tea. Tead mis, ma ei kontrollinud seda meest. Ma oleksin pidanud ta tausta uurima enne, kui ta lahti lasin. See oli tõesti rumal tegu. See peab olema tema. 123, palun kontrolli 127 kaudu.
perekonnanimi Ford, eesnimi Christopher, tavaline kirjapilt. Mis süüst? Mustanahaline. Õige, nagu auto. Casmist initiali Paul. Väidetav Christopher oli peaaegu plehku pannud, kuid politseinikud jõudsid talle enne järele, kui ta oleks saanud minema lipsata. Chris! Kuule, ära mine sinna autosse. Kuule, ära mine sinna autosse. Oota, sa tulid liftist välja, kott leiti üles. Räägi minuga, palun. Vaata ennast. Sa ei tohi veel minna. Sa ei ole vaba, sa ei tohi minna. Kas sa saad aru? Ma sain aru. Sa ei tohi praegu minna. Mul on vaja sinuga rääkida. Sa pead tagasi tulema ja minuga rääkima. Tule tagasi ja räägi minuga. Vaata, tule tagasi ja räägi minuga selle tõttu, mis siin toimub. Kõik, mis meil seni on, viitab sinule. Sa tulid liftist välja. Vaata kedagi, kellel on mustad tütsid. Me võime sind kas füüsiliselt kinni pidada või sa tuled minuga kaasa ja räägime. Olgu, tule siis tagasi ja räägi minuga. Ma võin sinuga siin samas rääkida. See on sinu asi, kui tahad siin viima käest seista. Ma lihtsalt üritan sind soojas ja kuivas hoida. Tule siia kõnniteele. Ma võin sinuga siin samas rääkida. Olgu. Nii et kuula mind ära. Ma ei tea, mis sul käsil on. Õige, olgu. Me saame kõne. Mustanahalised mehed. Lihtsalt kuula mind ära. Kuula mind. Ma lasen sul rääkida, eks? Mees soost, mustanahalised, 6 jalga pikadeks, lühikesed juuksed, must kapuutsiga pusa. Nad muutsid selle kapuutsiga pusaks. Nad ütlesid mustad püksid, sul ei ole musti pükse. Sellepärast ma ütlesingi, et sa võid minna. Õige. Tundub, et osa teabest, mis nad siin said, on veidi vastuoluline. Me peame parandama, palun. Ma üritan kinnitada, et sa pole seotud. Ma ei ole millegagi seotud. Ja ma luban sulle, me saame selle kindlasti kinnitada. Kui keegi ütleks, et ei, see pole kindlasti tema, ma laseksin su vabaks, mees. Just tegin seda, sul on õigus. Ja siis tuli rohkem infot välja ja ma pean seda tegema. Ma pean tegema, mida pean tegema. Olgu. Ma lihtsalt annan sulle teada, ma olen sinuga aus, sa olid minuga aus. See siin on minu sõiduk. Ma tean ja ma vabandan, et nad tulid sind peale võtma, aga kuni me pole seda kindlalt välja selgitanud, ei saa ma sind vabaks lasta, eks? Olgu, mind ei hoita niisama kinni, nii et... Kas sa saad seal all ravi? Ei. Ma ei saa siin mingit ravi. Mida sa tegid? Ma tulin siia alla, et tualetti kasutada, nagu ma ütlesin. Ma tulin tagasi välja, ta peatus. See on kõik. Sa lihtsalt läksidki sinna, et kasutada, jah? See saabki lihtsalt olema treener. Ma kõndisin seda teed üles, oodates oma kraamivend. Ma tulin rongimajast enda juurde, vend. Ma ootasin täna õhtul oma küüti. Kus su sõbra maja oli? Las ma vaatan. Ei tea, see on ju Appletoni tänav, eks? Jah, Appletoni tänaval, vend. Civil Springs. Ma hakkasin siia poole kõndima, sest ootasin oma küüti. Ma ei tahtnud lihtsalt seista, nii et hakkasin siia poole kõndima. Head vanni. Panen su põlema, panen su aastaks teenistusse, panen tule alla. Ma arvan, et see on 1 miil. Ma arvan, et see on 5 miili. Ma ei tea. See on mitu miili. See oli minu tanu. Olgu, ma lihtsalt ütlen, et... Kuula mind. See on Appletonist ja Silver Springist. Tee peal on veel mitu kohta, kus peatuda ja pissida. Mul polnud. Kas me saime selle isiku kohta vastuse, jah? On põhjus, miks ma kutsusin teda väidetavaks Christopheriks, sest selgub, et tema nimi polegi üldse Christopher. Ainus asi, millele ma mõtlen, on see, kuidas ta lihtsalt peatas mind 5 politseiauto ees. Nagu... Jah, ma lihtsalt näitan sulle, milline ma peaksin olema. No ilmselgelt Midagi toimub praegu, eks? Ei, kuidas sa arvad, et ma... võin kedagi karta. Ma ei tea, pole midagi karta, mees. Ma olen sinusse täiesti lugupidavalt suhtunud. Aga ikkagi, ma pole kunagi varem sinuga sellises olukorras niimoodi lihtsalt ootamatult istunud. Nagu... Nii et nimi, mille sa mulle andsid, ei viinud kellegi juurde. Okei. Mis su perekonnanimi on? Aga ma just ütlesin sulle oma nime. Okei, mis on sinu õige perekonnanimi? Chris Ford, see on minu nimi. Ma just ütlesin sulle. On teise eesnime initsiaal. Teise eesnime initsiaali pole. Teise eesnime initsiaali pole. Millal su sünnipäev on? Olgu. Hey, come on. Dispatcher. Kas sa tahtsid minna tagasi sisse, kus on kuiv ja soe? Mul on siin täiesti hea. Ma üritan, mul pole sellega mingit probleemi. Sa ütlesid, et tulid siia jalgsi. Miks te kõik autoga tulite?
mida sa mõtled, miks ma olen kuiv? See on niiske. Mida sa mõtled? See on niiske. ja see ei ütle seda isegi nii, vend. See on korralik pritsimine. praegu küll, 20 minutit hüppelauda. See on tibutamine, nagu see ei ole. Mis sa mõtled, vend? ma ei ürita selle pärast närvi minna. See on imelik, vend. Sa üritad sellest asja teha, vend, et saaksid mind kinni võtta või teha mida iganes sa üritad teha. sa üritad teha? midagi. töötame mõnda aega, me ei lähe välja. Ma saan aru, mida sa üritad teha. Ma üritan teha iga oletuse, kuigi ütlesin sulle, et ära tee seda. Ma tahan veenduda, et su lugu on tõene ja kui sa lihtsalt niimoodi ringi kõnnid, kus keegi, keda läheneb mitu politseiniku, vend, ei kohtu sinuga ja ei näe mind nagu, kus sa oled, kuhu sa lähed. Jah, ma olen natuke pinges. kuhu sa lähed? kuhu sa läksid Appletoni ja Silver Springi juurest? Ma ütlesin sulle, et ootasin oma püüti. Ei. sa kõndisid sõbra juurest Appletonist Silver Springi. kuhu sa teel olid? Miks sa siia poole liikusid? Kui sa mind kinni ei hoia, vend, siis ma ei taha kõigile neile küsimustele vastata. Olgu. praegu oled sa lihtsalt kinni veetud, et me saaksime asja välja selgitada. Ma ei taha enam küsimustele vastata. Olgu. kas sul on isikut tõendav dokument kaasas? kas sa andsid selle meile? Ta andis mulle nime ja tüübi. see ei anna kellegi kohta tulemust. sa andsid õige teabe. Ma andsin talle õige teabe. võtame lihtsalt uuesti kokku ja veendume, et sul on õiged asjad olemas. mis su perekonnanimi on, sõber? Chris Ford. Ford. on see Christopher? Chris. Mitte tähtavalt. C-O-R-I-S. See ei ole Christopher. kes mineviklik? Keskmist initsiaali pole. Sünnipäev. Sul on Wisconsini idee? Ei, mul ei ole, vend. Kas sul on kunagi olnud Wisconsini idee? Jah, on olnud. ma arvasin, et su nimi oli Christopher, täisnimi. Ma ütlesin Chris. ma küsisin sinult. ma arvasin, et sa ütlesid jah, see on kõik. politsei tuvastas hiljem tema isikuks 32-aastase Jermaine McLemore'i. Jermaine või Chris, nagu ta endiselt teeskleb olevat, jätkas kogu selle etendusega. sul pole relvi ega midagi enda juures. Okei. Ei, miks ma sind lihtsalt läbi ei kompi, lihtsalt kontrollin üle. Väljast poolt. Sa ei saa mind puudutada. Vend. Sinu kaamera. ja muidugi. Olgu. Kas sa lägid, et ma oled siin mingit kuritegu toime pannud või midagi sellist? sa vastasid praegu siin toimunud kuriteo kirjeldusele, sa tulid samast hoonest, kuhu meid saadeti ja sa tulid samast liftist, kus oli ka selle isiku kott. Sest ma saan tüüpi. sa ütlesid, et kasutad tualetti. Miks sa siis liftis olid? Teates, miks ma peaksin? Vend, nad üritavad kõiki seda teha. sa tulid liftist välja. Kõik see kraam tehakse selleks, et see oleks ohutu. me ei leiuta midagi välja. See kõik on faktipõhine teave, mitte miski sellest ei ole väljamõeldis, mitte midagi sellest ei mõelda välja. Jah, mind peatatakse just siin. Mis jama see on? Appleton. North Hills Drive, Appletonis. Ma sõidan ikka veel Appletonis nende politseinike juures, vend. Siin samas. nii su nimi on? Music Strong. Paul. Ma olen Facebook Live'is, nii et kõik saavad seda näha. Olgu. Õige. Noh, loodetavasti saavad nad aru, et me oleme siin oma uurimist läbi viimas. Nii et see ongi kõik. Nad lasid mul minna. Nad lasid mu fraaderi haiglas vabaks ja siis tulid üle tee tagasi ja ütlesid, et sa oled jälle kinni peetud. Mille pärast? Selle uurimise pärast. jah, sa vastasid kirjeldusele. Sa ütlesid seda seal, sa vastasid toonile, sa ütlesid seda seal, eks? Sul on õigus, sa ütlesid selle inimese kirjelduse kohta. Kas sa ei öelnud seda seal? Sa ütlesid, et ta leidis musta jope. Ta ütles, et tal oli must jope. Jaa, must dressipluus, kuula. Mul on seljas dressipluus, millel on sõnad peal. Nad ütlevad, et kiirusta. Seal on kollast sinist. Sul on selgelt roheline seljakott. Nad ütlesid, et roheline seljakott. Mul pole kindlasti sellist seljakotti seljas. mis pole seotud olnud või? lihtsalt räägi õiesti. Mul pole kindlasti sellist seljakotti seljas, eks? Vaata selgelt. jah, anname sellele lihtsalt 20 minutit ja saame teada, kas sa oled seotud. Ma lihtsalt istusin seal 20 minutit. Ja vaata, ma viin su sinna, kuhu sul vaja minna, kui see nii on. Ma lähen autosse. Jermaine keeldub endiselt politseinikele oma pärisnime ütlemast, kuid see ei takistanud neid teda arreteerimast. Hästi, Chris, pane käed selja taha, sa oled arreteeritud. Sind arreteeritakse kallale tungi eest. sa lähed tagasi oma ema juurde. Rahoon, nude, sind. kinni peetud, sest sa ei ole. Lihtsalt kahtlusalune, lähme. Sa ei hoia seda. Hoia oma käeraudu.
näita mulle. Lööd pestä käsi, vend. Okei, näidake siis mulle. Näidake mulle, mida ma tegin. me ei pea sulle praegu midagi näitama. Sa pead mulle näitama, vend. ei, praegu oled sa käeraudades kinni peetud. Ma ei lähe autosse, mees. Ma ei teinud midagi, eks? Miks ma siis kinni peetakse, vend? Sa lihtsalt võtsid mu telefoni, vend. Ma salvestasin telefoniga, vend. Ma mõtlen, mis see on? me nägime fotot ja sa vastasid kirjeldusele, et olid selles hoones sees. ära mõtle, ma ei pea sulle midagi näitama, vend. Pole ime, et te kõik siin olete, sest ma ei teinud midagi. Vend, ma ei teinud midagi. 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 Sa pead mulle näitama. Kas saaksime nakkeri panna Pauli asemele, et ta saaks minna ohvriga kütusega seotud asju tegema? Kas see on võimalik? Jah, millise ohvriga? Kus milline ohver? Mis asi on Phil? Mis see on? Phil Tape. Mis see on, härra? Mis see on? Profitographiline auto. Ärge muretsege selle pärast. Kuidas ma ei peaks muretsema, kui mul on käerauad peal? Kuidas mul läheb? Mul on käerauad peal. Ma ei tea, kas ikka veel salvestab. Jermaine McLemore arreteeriti ja talle esitati hiljem süüdistus tervishoiuasutuse töötajale kehavigastuse tekitamises ning ametniku takistamises. Aga kuula seda. Tema polnud ainus, kes arreteeriti. Mäletad, et varem kehakaamera salvestisel oli Jermaine alguses vaba lahkuma ja teda nähti peaaegu sellesse tumedat värvi maasturisse istumas. Politseinikud kontrollisid selle auto numbrimärki ja selgus, et see oli registreeritud 33-aastase Diana Stantoni nimele. Fox 6 Milwaukee andmetel palus politsei Gianna Stantoni, et ta annaks kirjaliku ütluse selle kohta, mis mäluhäiretega inimeste hooldusasutuses juhtus. Väidetavalt eitas Gianna, et ta oleks teadnud rünnakust või kahtlusalusest. Selgus aga, et Diana töötas mäluhäiretega inimeste hooldusasutuses ja tal olid probleemid rünnaku ohvriga, kuna Diana oli väidetavalt oma töökohal alandatud. Kas mäletate ka seda inimest, kellega Jermaine telefonis rääkis? Väidetavalt oli see Diana. Ja kui te mõtlete, kuidas need kaks omavahel seotud on, siis Jermaine on Diana nõbu. Diana Stanton eitas väidetavalt ohvri ründamise korraldamist, kuid talle esitati süüdistus vandenõus tervishoiuasutuse töötajale kehavigastuse tekitamiseks. Jermaine McLemore ei tunnistanud end süüdi talle esitatud süüdistustes, kuid Gianna Stanton tunnistas end süüdi talle esitatud süüdistustes. 2025 aasta juulis mõisteti talle 2 aastat kriminaalhooldust. Fox 6 Milwaukee andmetel määrati Gianna Stantonile, et ta peab 120 päeva oma kriminaalhoolduse ajal Waukesha maakonna vanglas veetma Hooveri vabastuse õigustega, mis on sarnane töövabastusega. Mis puudutab Jermaine McLemore'i, siis ta mõisteti talle esitatud süüdistustes süüdi ning Wisconsini kohtunik määras talle 3 aastat vangistust, millele järgneb 2 aastat pikendatud järelevalvet. Veebipõhised andmed näitavad, et ta kannab oma karistust Wisconsini parandusasutuste osakonna vanglas. Aitäh, et kuulasite seda Inside the Crime'i episoodi. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.